Valitsus on lubanud enne valimisi maksurahu. Enam me makse ei tõsta, ütleb peaminister. Tegelikkus paistab aga olevat teine. Samal ajal kui automaksu ümber on kisa-kära olnud rohkem kui laekunud makse, siis nüüd on ette võetud lapsed ja nende suvelaagrid. Olukord puudutab paljusid, sest igal aastal osaleb laste- ja noortelaagrites 10 000 lapsi ja noori. Suur oli lapsevanem Maarja üllatus, kui ta sai teada, et ta lapse suvine spordilaager, mis pidi maksma 300 €, võib minna veel 70 € võrra kallimaks, kuna lisandub käibemaks. Öeldi, et palun arvestage selliste võimalike ebameeldivustega, mida ta ka nagu selles mõttes on, kui sa ei ole arvestanud selliste väljaminekutega. Nüüd ongi see küsimus, et kui nüüd peaks tulema see maks juurde, siis me ei saa sellest laagrist osa võtta. Lapsele see kindlasti on väga suur šokk, sest ta ju ootab seda. Maarja sõnul on alatu, et riigieelarve auke tahetakse lappida lapsevanemate rahaga, kes tahavad, et nende lapsed iPadis istumise asemel oma suve arendavas laagris veedaksid. Kui me tegeleme aastaringi, siis ütleme septembrist kuni juuni lõpuni tegeleme siis nagu huvialaga, spordikoolid, huvikoolid, et kui see ei kuulu meil maksustamisele ja siis on noorel võimalus oma siis suveaega sisustada ja saada niinimetatud intensiivõpet nädal aega, et kuidas nüüd see siis muutub meil nagu luksuskaubaks. Laagrikorraldajate liidu juhi Kaur Kötsi sõnul elasid laste- ja noortelaagrite korraldajad kuni eelmise sügiseni õndsas teadmises, et kui nende suviste laagrite tegevus on seotud arendava õppetegevusega, näiteks spordi, tantsu või laulmisega, siis kehtib neile käibemaksuvabastus. Nii oli see kehtinud aastakümneid, kuni äkki nende uksele koputas Maksu- ja Tolliamet. Kuskilt sügisel hakkas meile laekuma signaal, et laagrikorraldajad on saanud siis sellise info või teavituskirja Maksu- ja Tolliametilt, et vaadake oma käibemaks üle. Ja alguses me ei osanudki sellele nagu tähelepanu pöörata, et mõtlesime, et võib-olla see oli mingi üldine teavitus, aga siis pöördus ka üks meie liige meie poole juba konkreetsemalt, et Maksuamet oli siis algatanud menetluse nende suhtes. Rahandusministeeriumi hinnangul ei oleks aga maksukohustus pidanud neile üllatusena tulema. Laagrikorraldajad ütlevad, et see tuli neile nagu välk selgest taevast, et nad peavad hakkama käibemaksu maksma, et kus see idee siis äkki tekkis? Käibemaksuseaduse järgi pidid nad kogu aeg maksma, sellepärast et seaduse järgi on laager puhkuseteenus, eks ju. Ja nüüd sügisel, kui siis välja tuli, et on alust arvata, et laagrid ongi käibemaksuseadust valesti tõlgendanud, see teavitus neile saadeti ja eks siis sealt me tänasesse päeva oleme jõudnud. Nii siis said laste- ja noortelaagrite korraldajad üleöö teada, et nad on riigi vaates olnud aastakümneid maksupetturid ja õppetegevuse asemel pakuvad nad Rahandusministeeriumi arvates hoopis puhkuseteenust, mis on maksustatav. Selline vaade tuli aga üllatusena ka Haridus- ja Teadusministeeriumile, kelle valvsa järelevalve all lastelaagrid tegutsevad. Kas Haridus- ja Teadusministeeriumi nägemus erinevalt nüüd Rahandusministeeriumist on kogu aeg olnud see, et need laste- ja noortelaagrid ei peaks maksma käibemaksu? Ja meie nägemus on niimoodi alati olnud. Nüüd ma ei tea, kust on tulnud nüüd see erinev tõlgendus, sellepärast et me oleme aastaid, laagreid mitte käibemaksuga maksustanud. Eri meelel ollakse sellel teemal. See ongi see asi. Ja kannatavad tegelikult laagrikorraldajad ja lapsevanemad. Me ju tegelikult lahendust otsime. Selles mõttes, et see vaidlus ongi kestnud ju septembrist alates. Laagrikorraldajate liidu juhi Kaur Kötsi sõnul tähendab aga segadus kahe ministeeriumi ametnike ja poliitikute vahel laste- ja noortelaagrite korraldajatele seda, et neilt võib Maksu- ja Tolliamet nüüd suurte intressidega maksud ka tagantjärele 3 kuni 5 aasta eest sisse nõuda. Ja seda on ka juba tehtud. Maksuamet esitas meile maksunõude ja laekumata käibemaks tuleb ära maksta.
Peeter Taimi sõnul nõuab Maksu- ja Tolliamet nende tantsukoolilt tagantjärele käibemaksu tasumist 2023. aasta suvise noortelaagri eest. Aga see pole veel kõik. Meile nüüd lasub kohustus ka 2024. aasta ja 2025. aasta laagri eest deklareerida käibemaks, mida me pole ju nendelt laagri tuusikute eest maksvatelt inimestelt ju küsinud, meil ei ole seda raha lihtsalt. Aga intresse küsitakse ka? No loomulikult, Maksuamet on intresside koha pealt küsib väga, väga kõvasti küsib, nii et summad on ikka ühe huviharidusega tegeleva spordikooli jaoks ja MTÜ jaoks ikka väga kosmiliselt väga suured summad. Ja kuna meie sellega ei ole nõus, ei olnud nõus ja ei ole nõus, siis me läksime Maksuameti vastu kohtusse. Täna hommikul toimus esimene kohtuistung, kus tantsukool püüab saada õigusselgust olukorras, kus isegi erinevad ministeeriumid on risti vastupidisel arvamusel. No kõige ebanormaalsem selles olukorras ongi see, et meil siin pisikeses Eesti Vabariigis 2 eri ministeeriumi räägivad absoluutselt erinevat juttu. Haridusministeerium ütleb, et ei pea maksma, aga Rahandusministeerium koos Maksuametiga ütlevad, et ei, mitte mingisugust juttu, mitte mingisugust erisusi peate maksma. Sel aastal on nii nemad kui ka paljud teised laste- ja noortelaagrid Maksuameti hirmus lisanud laagriarvetele käibemaksu, mis on paisutanud aga niigi suuri laagriarveid veelgi. Seetõttu tõesti võib olla, et eriti suurtes peredes ei olegi võimalik oma last laagrisse panna. Et see suvi tuleb nagu mõelda, et kui 4. läheb otsa, siis 4 lapsest 1 laagrisse ei saa. Jah, või saab ainult 1 laps laagrisse, et kahjuks nii on. Laagreid selles küsimuses nõustava advokaadi Indrek Kuke sõnul on eriti absurdne, et Maksu- ja Tolliamet pole laagritel esitanud ka täpseid juhtnööre, kuidas nad sellele suvele vastu peaksid minema. Ja seal Maksu- ja Tolliameti sõnum oli selline, et kuulge laagri korraldajad, me ei saa teile öelda, et mis te peaksite tegema, kas te peaksite makse maksma või mitte, et palun tulge meie jutule ja me siis täpsemalt vaatame. Et noh, et see on ka... Et tulge otse lõvi suhu. Ja. Et tulge meile küll ja siis me vaatame, kui palju me teile maksu määrame. Et ma ei usu, et seal väga pikk järjekord Lõõtsa tänaval Maksu- ja Tolliameti maja juures on. Suvi terendab, aga lahendusi pole. Riigikogu on lubanud hiljemalt juunikuu alguseks vastu võtta seaduse muudatuse, mis olukorda selgust tooks ja laagrid käibemaksu maksmisest vabastaks. Oleme nüüd välja pakkunud Riigikogule siis seaduse muudatuse, mis näeks ette, et seadusega siis laagrite selliste sisulist tegevust muudetakse, et nad ei ole siis enam puhkusepakkujad, vaid nad hakkavadki olema osa mitteformaalõppest. Aga siis on põhimõtteliselt nii, et enne oli üks olukord, nüüd on teine olukord, on nii? Jaa. Indrek Kukk hoiatab, et selline lahendus teeks laagritele aga hoopis karuteene, sest kui otsustatakse, et alles seaduse muudatuse järel vabanevad laagrid käibemaksu maksmisest, siis sellega justkui nõustuksid kõik osapooled, et varem on laagrid olnud maksukohuslased. Kui soovitakse seadust muuta selliselt, et öeldakse, et nüüd ennem ei olnud maksuvabastust, aga siis nüüd tulevikus on, no siis tegelikult üldjuhul sellel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et tegelikult tuleks neil ka tagasiulatuvalt siis need käibemaksu kohustused deklareerida ja ka tasuda. Ja see võib olla siis kuni 3 aasta ulatuses tagasiulatuvalt. Aga see tähendab ju seda, et põhimõtteliselt saab Maksuamet öelda, et olete eelnevad aastad ikkagi seadust rikkunud ja tagantjärgi koos intressidega makskuma maksud ära. No see võimalus seaduse alusel muidugi on. Aga kui nüüd tekib see olukord, et tagantjärgi on võimalik makse sisse hakata nõudma laagritelt, mis saab? Ei, ma arvan, et seda niimoodi ei saa. Et kui ei ole olnud sellist praktikat, et makse ei ole pidanud maksma, siis seda tagantjärele minu arust ei ole õige. Tegelikult vähemalt üks laager on sellises seisus praegu, et teil küsitakse 2023. aasta eest käibemaksu. Öeldi, et makske ka 2024-2025. Ma ei tea neid juhtumeid, ma ütlen ausalt, et tuleb ära lahendada. Selles mõttes, et see tuleb ära lahendada. Ma ei tea sellest kahjuks midagi. Ma kuulen teie käest seda praegu, et Rahandusministeerium tõlgendab seda justkui teistmoodi. Aga mis siis saab, kui ikkagi tagantjärgi hakatakse seda veel küsima? Te küsite minu käest. Ja. Minge küsige rahandusministri käest. See on nende tõlgendus, ma ei oska teile seda vastata.
aga näiteks üks laager praegu on selles olukorras, kus tal on maksenõue esitatud ja öeldakse, et palun 2023 makske ära käibemaks ja ka 2024 ja 2025 makske ära käibemaks. Ja nad on MTÜ. Tõsi, niimoodi on, eks ju, et kui seadus on niimoodi kehtinud, siis on raske ka maksuhalduril öelda, et ta seda ei kohalda. Seadus ikka üldiselt maksureeglid hakkavad ikka edaspidi kehtima. Aga midagi teha ka ei anna, et lööte risti ja kõik. Mina ei löö. Aga et ma saan aru, miks laager mures on. Liivamägi ise usub, et seaduse muudatuse korral Maksu- ja Tolliamet tagantjärele vähemalt uusi menetlusi ei alusta, kuid kindel selles olla ei saa. Kuna järelevalvet teeb Maksu- ja Tolliamet, siis mina ei saa siin nende eest lubadusi anda, et laagrid võidakse kontrollida küll. Maksu- ja Tolliametist öeldakse pressiesindaja vahendusel, et enne seaduse muudatust nad kommentaare ei jaga. Mis siis oleks toimiv lahendus, mis päästaks laste ja noorte laagrid pea kohal rippuvast maksukirvest ja lapsevanemad 1/4 võrra kallimast laagriarvest? Ideaalne lahendus oleks see, kui Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet istuksid ühe laua taha ja jõuaksid kokkuleppele, et laagrid ei ole pidanud käibemaksu maksma ja ei pea seda tegema ka tulevikus. Et kui tegu oleks üksnes siis seaduse täpsustamisega, et öeldagi, et kuulge, et kogu aeg on silmas peetud, et need laagrid on osa haridussüsteemist, et ka varasemalt on need laagrid olnud osa mitteformaalsest õppest, siis tegelikult see lahendaks selle probleemi ära nii tulevikku vaatavalt kui ka siis minevikku vaatavalt. Ehk siis pääseksid ka need, keda praegu juba menetletakse Maksuameti poolt? Jah, tõenäoliselt. Seaduse muudatused lähevad Riigikogus hääletusele juuni alguses. Alles hiljuti sai Riigikogu hasartmängumaksu seaduse vastuvõtmisega kiirustades hakkama tõelise käkiga, mille tagajärjed mõjutavad kultuurivaldkonda veel mõnda aega. Seega tasuks seekord väga täpselt läbi mõelda, millisel kujul laagreid puudutavat seadust muutma minnakse, et tulemus oleks üheselt kõigile mõistetav ja ei tooks laste- ja noortelaagritele kaasa uusi ootamatuid probleeme.